Ja ma pooldan karusloomade farmide keelustamist, et see otsus minus sündis aastal umbes 2015. Et ma mäletan väga täpselt seda aega, et ennem seda olid väga palju meeleavaldusi, olid erinevad seisukohti Eesti meedias. Ma arvan, et seda juba tegi tol ajal Loomus, kes saatis tol hetkel küsimuse, inimene, kes kandideerid Riigikokku, et kas sa toetad karusloomade farmide keelustamist või mitte. Ja sel hetkel ma mäletan, et ma istusin maas, ma olin ennem kõike seda kuulnud, mis on need positiivsed ja negatiivsed küljed ja ma sain väga hästi aru, et minu otsus on nagu sündinud, et ma pooldan karusloomade farmide keelustamist. Ja kui ma sain valituks Riigikokku, siis kuni siiamaani olen ma ka toetanud kõikidel hääletustel loomi ja kavatsen ka seda edaspidi teha ja olen ka enda kolleege Riigikogus, siis Riigikogu liikmeid kutsunud üles, et loomade õiguste eest me peame rohkem seisma. Ma arvan, et ühiskonna areng on nagu nii palju edasi läinud, et sellist luksuskaupa nagu karusloomadest tehtud mantlid või kraed või võtmehoidjad, me ei vaja neid enam. Et rõivatööstus on nii palju arenenud, et kõiksugused teistsugused lahendused on tänapäeval juba olemas ja selleks, et saada endale ilusat mantlit, me ei peaks tapma loomi. Kui veel oleks mingisugune teistsugune põhjendus nende loomade kasvatamiseks, aga neid loomad kasvatatakse ainult selle pärast, et võtta neid nahk seljast ja panna see inimesele näiteks, ma ei tea, võtmehoidjaks või kraeks, siis see tundub väga meelevaldne, et ma arvan, et aeg on edasi minna ja kasutada teistsuguseid rõivatööstuse tehnoloogilisi võimalusi. Ma ei arva sellest midagi väga hästi, sellepärast, et pigem kui ma vaatan oma talviseid mantleid, siis mis on tehtud tänapäeva rõivatööstus omas, mis on palju sukest vatiini ja muid sukest kangast, et siis tõesti need on väga soojad ja väga kerged. Et pigem see karusnahk on ikkagi väga raske asi. Minul endal ei ole ühtegi sellist mantlit, nii et puudub isiklik kogemus, aga vaadates kõrvalt, siis ta ei tunnu niisugune kerge. Ja teiseks, ma ei tea, kas see väide vastab nagu päris tõele, aga ma olen kuulnud, et ega see karusloomad, mis on nagu kannad, ega see ei ole väga keskkonnasõbralik, sellepärast, et need karusloomi nahkasid töödeldud erinevate kemikaalidega. Ja põhimõtteliselt need kemikaalid jäävad sinna siis naha sisse, ehk siis inimene, kes kannab seda karuslooma nahast mantlit, siis ta kannab tegelikult mürkainet enda seljas samamoodi. Et ma nagu pigem ütleksin, et vaadake tulevikku ja kandke kergemaid riideid ja ei ole vaja selle pärast loomida.